Me oleme siis Vilsi Anguses, mis on põhimõtteliselt pereettevõte. Tegutseme mahedalt ja kasvatame Aberdeen Anguse lihaveisid. Meie ettevõtmine sai alguse 9 aastat tagasi. 2 inimest, kes põllumajandusest praktiliselt mitte midagi ei teadnud. Ja kellel oli natukene ka igav. Otsustasid siis Tiina vanemate toel alustada põllumajandusega. Tiina isa oli varem kasvatanud vilja ja Tiina suguvõsa vanad talumaad olid tagasi saadud. Selleks hetkeks, kui meie alustasime, olid maad antud rendile ja oli see vana sofoosiaegne laut, mis oli ka üheks ajendiks, et võiks hakata loomakasvatusega tegelema, kuna laut oli nagu olemas. Tegime lauda korda ja 2012 ostsime siis 17 puhtatõulist Aberdeen Anguse lehmikut. Meie algkari on Šoti päritolu, lihtsalt vahemärkusena. Ja miks siis Aberdeen Angus, et väärindab hästi rohumaad. Ammed on meil talv läbi ainult puhtalt kuiva heina peal. Kõrvale saavad mineraali ja soola, mingit jõusööta ega silo ammed ei saa. Silo saavad siis noorloomad ja ammed alates poegimisest. Ja, et siis oleks piima. Kiiresti saime aru, et ainult hobikorras tegutsemine on väga suur pealemaksmine sellele üritusele ja siis otsustasime suurendada. Ja tänaseks hetkeks on siis meil ettevõttes 80 amme, plaan on suurendada 100 loomani ja majandame circa 300 hektaril, millest circa 100 on siis teravili, ülejäänud on siis rohumaad. Ja maid on meil tegelikult praegult isegi rohkem, kui selle loomakoguse peale vaja oleks. Aga vaadates tulevikku, siis maad on hinnas. Kõik, mis pakkumises on, tuleb ära võtta. Suvisest karjatamisest me kasutame portsjon karjatamist. Järjest sellel suvel me juba olid ikkagi igal karjal 10-12 erinevat karjamaad, kus siis väga kiiresti 3-4 päeva jooksul läksid loomad järjest järgmisele karjamaale. See tekitas väga mõnusa sideme endal loomadega. Loomadel oli alati värske hein ja tegelikult portsjon karjatamise puhul ka on vaja vähem hektareid looma kohta kui tavalise karjatamise puhul. Vasikate juurdekasvud peale karjamaadelt koju toomist, kui hakkame tegema esimesi kaalumisi, siis peale seda, kui me nüüd oleme hakanud kasutama sellist aeglast võõrutust karjatamisele ja karjamaade kvaliteedil oleme rohkem tähelepanu pööranud, siis on näha, et ilma igasuguse lisasöödata on võimalik saavutada pullikutel 1,3–1,4 kilo päevas juurdekasv. Lehmikut on natukene väiksem. Kas see on ka tõupõhine? Kindlasti natukene on, angused on head rohumaa väärindajad ja ilmselgelt nad ei vaja lisasööta. Me oleme teinud varasematel aastatel ka selle, näiteks me talv läbi andsime noorpullidele siis natukene jõusööta juurde, circa 3 kilogrammi päevas. Talvel nad küll see juurdekasvud olid kiiremad, aga kui teha nagu statistikat, et kui nad sügisel siis pärast suvist karjamaaperioodi nagu realiseerida ja teha siis väike analüüs, siis tegelikult selle jõusööda andmine ei õigusta ennast. Korraliku karjamaa peal suvel nad saavad oma vajaliku kaalu kätte. Just hästi oluline on alati lugeda looma, et sa püüad nagu selle stressi olukorra ette ära lõigata, et ei tekiks stressi. Samamoodi isegi karjatamise puhul, kuidas sa karju ajad, et kõik on nende jaoks tuttav, kindel, võõrutamine, pikaajaline. Et siis lõpuks, kui see vasikas enam seal aiast läbi ei mahu, siis isegi võib-olla emal on ka päris hea meel, et aitas küll. Ja, eks need korralikud tulemused on iga pisiasi loeb, et tervik kokku saada. Sööt, allapanu, valgus, vesi, mineraalid. Käitumine loomadega. Tingimused peavad olema head, et neid tulemusi saada.